No nii, maja käes ja maja on tühi nagu trumm, võib selle peale öelda, et siin ei ole mitte midagi enam. Et mis siis saama hakkab? Kohe näitan. Kõigepealt siis hakkame siit nurgast pihta, et see seal on Pärnu maantee. Siit sõidavad autod mööda ja see on siis väike järvekeskus, et selle poolne külg, et siia tuleb meil pakkimisala, sest et e-pood on ikkagi e-pood. Siia tuleb väiksemat sorti ladu ka ahjude ja muu sellise jaoks. Siis siit see klaas, selle me peame maha võtma ja siia kogu see teepoolne äär tuleb siis grille. Et hakkame ühest otsast pihta, kuskilt on gaasigrillid, söegrillid, suitsuahju, siis on meie PK veel ja Kamadodeni välja. Selle jaoks tuleb meil siia ka kujunduselemendid ja asjad sisse. Kuskile siia, minu selja taha, tuleb siis hästi pikk riiul. Vähemalt siia poole tuleb riiul. Siia poole tulevad aga külmkapid. Millest siis jutt käib? Koostöös Vikmaniga paneme me siia päris suure hulga külmikuid selleks, et me saaks teile lõpuks ometigi liha müüa. Müüa seda liha, mida te näete kogu aeg meie videotes, mille saamisega on raskusi, mille kogustega on raskusi, kui isegi need saada on. Ja kuna Vikmanil ei ole tegelikult jaemüügipunkti, siis see siin saab Vikmani jaemüügipunkt olema. Siia tuleb palju suuri külmikuid. Enamjaolt on need sügavkülmikud, sest et seal need kauged head lihad tulevad täpselt nii. Ja jahekülmik ka on meil olemas, aga selle sisu on esialgu veel natuke lahtine. Meil on vaja teatud lube ja kõike muud, sest et plaanid on võrdlemisi suured, mis me siin ise kõik teha saama hakkame ja mis meil plaanis on. Aga see külmik sinna kõige rivi otsa, kus on jaheasjad, see sinna tuleb, mis me sinna alguses paneme, ma isegi ei tea täpselt veel, aga küll me midagi välja otsime. Siis ei ole ka see veel kõik, sellepärast et siin minu selja taga on üks sein, kus on üks uks, see uks kaob sealt ära, sest seda ei tohi seal olla ja siia tuleb suur koolitusala, kus siis saame lõpuks ometi hakata tegema barbecue ja grilli koolitusi, mingisuguseid õhtuid ja nii edasi. Et see on kindlasti meil plaanis, kuid avamise hetkeks me seda teha ei jõua, me lihtsalt füüsiliselt ei jõua seda valmis. Ehitus jätkub kogu aeg, samal ajal kui pood lahti on, aga ma jõuan selleni ka. Nii, siin päikseliste akende taga on terrass ja see on päris suur terrass. See terrassiga on see lugu, et me ehitame siia barbecue lounge'i põhimõtteliselt välisala, kuhu tulevad diivanid, tulevad väliköögid ja ka seal saame me teha omamoodi koolitusi soojal ajal või siis mingeid istumisi. Plaanis on ka tegelikult üks suurem ahi siia terrassi peale panna. Lihtsalt minu valikud ei ole veel langenud, millist ma sinna tahan. Et mõte käib ühe suurema ahju suunas, et me saaks seal ka igapäevaselt teha mingeid suuremaid koguseid, kui vaja on. Huvitav küll, miks. Aga mõte on, minu töökoht saab kuskil siin olema, ehk siis kogu aeg nähtaval. Siia selle koha peale tuleb meie lett, astud sealt sisse, leti taga on inimene, kes sind aidata saab
siin suures saalis siis valikuid teha. Kui päris aus olla, siis see ruum siin tegelikult ei ole nii suur. Ta on põrgulikult hea koha peal, siia saab autoga kohale, pargid maja ette ära, taadara, need parkimiskohad on kõik meie omad siin ümber terve maja. Ja selles suhtes on väga hea asukohaga tegemist, midagi ei ole öelda. Maja suurus on selline, et me peame väga tõsiseid valikuid tegema kogu aeg, mida me siia paneme, kuidas paneme ja nii edasi. Et me peame selle kõigega suhteliselt ettevaatlikud olema, aga eks me peame pidevalt ka muudatusi tegema vastavalt olukorrale, et midagi pole teha. Ja siis on küsimus, et seal, kus ma oma käega näitan, on esimene uks. Millal see lahti tehakse? Homsest ehk siis esmaspäevast hakkavad siin ehitajad ja kõik muud inimesed toimetama selle nimel, et see valmis saaks. Kuid ma kardan, et see aeg ei ole vähem kui 2 nädalat enne, kui me saame selle ukse avada. Siin iva on muidugi selles, et kuidas me selle ukse avame. Minu idee on selles, et sel hetkel, kui meil on kaubad riiulis, me oleme arvutiga võimelised piiksu tegema, me oleme teavituse saatnud selle kohta, et me poe avame, siis me võime selle ukse lahti teha ja siis ma kuskile meie sotsiaalmeediatesse igale poole kohe pritsin laiali, et tegime ukse lahti. Kindlasti tahame seda kuidagi tähistada, et me oma poe lõpuks oleme saanud, aga selle me teeme siis, kui meil reaalselt on see pood valmis sellisel kujul, nagu me ise tahame. Eks me muidugi kogu aeg areneme. Nii ma saan seda avamispidustust nagu lõpmatuseni muidugi edasi lükata vajadusel. Aga see tuleb, see avamisüritus, küll see tuleb. Siis saavad kõik liha süüa. Aga selline on see esimene ring. Aga olgu peale. Nüüd saan ma teile pidevalt käia siin update'i tegemas ja näidata, kaugel me oma asjadega oleme ja selle lõpetuseks siis ka päriselt näidata, kuidas me selle ukse lahti teeme. Et mingit suurt saladust siin ei ole. Vot nii. Aga tule homme tagasi, sellepärast, et tegime Rasmusega ühe video sinna ka ikka. Tšau!